tere tulemast tagasi podcasti, sest kõik tantsivad. Tuletan meelde veel kord, see podcast räägib siis erinevatel teemadel, tantsuteemadel, erinevate tantsuinimestega ja loodame, et sellega siis ühendame seda tantsumaastikku. Kõigepealt aitäh Vitamin Well sponsoreerimast, aitäh Arvutitargale, et andsite meile need nunnud kotttoolid, need on nunnud roosat värvi ja kuna meie seekordne episood on sõbrapäeva episood, siis täpselt läheb teemasse. Ja muidugi ka tänud podcast24.ee, et tehnilise poolega aitate. Ja lähme aga tänase episoodi juurde. Täna on meil külas ei keegi muu, the one and only, the baddest bitch, Diana, Aisetoolina, 3, 2, 1. Get some icy wifey, Haters wanna fight me. See versioon, okei. Oh. Meil oli 2 versiooni, teeme ühe veel. Get some, 2, 1, yeah. Get some icy wifey, haters wanna fight me. Yeah, Yeah. okei. Nüüd saime selle jää murtud siin. Ühesõnaga, Diana tuli siis meile siia episoodi ja me räägime paarist teemast. Kõigepealt hakkame ikka algusest. Kuna see podcast räägib tantsimisest, siis alustame sinu tantsija teekonnast. Kuidas Diana jõudis tantsimiseni? Kas sa mäletad, kuidas sa leidsid enda jaoks tantsimise? Ma mäletan, ma läksin modellikooli. Ma olin seal mingi... Mis modellikooli? Ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga ma olin seal aasta aega ja meil oli kava sees selle programmi sees oli koreograafia ja siis peale modellikooli ma mõtlesin, et okei, et mul tegelikult päris meeldib see koreograafia tund, liikumine, jada. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma proovin nagu tantsida, ma tahaks tantsida. Ja siis ma mõtlesin, et tantsin paar aastat ja liigun oma eluga edasi. Ja kuidagi ühest stiilist ühest stuudiost teise stuudiosse ja põhimõtteliselt nii see läkski ja siiamaani tantsin. Et see algne plaan oli siuke korraks proovida ennast kuskil mujal. Aga jah, siin ma olen. Kui sa nüüd mõtled tagasi, siis sa ütled, et sa käisid erinevates stuudiotes. Kas sa mäletad ka, kus sa umbes käisid? Kas sa alustasid Tallinnas seda? Ja. Ma alustasin Kingdom DS-ist, sest nad alles avasid oma stuudiod ja ma mäletan, et see treener, see oligi pigem algajate jaoks. Ja see mulle tegelikult meeldis, ma mõtlesin, okei, uus stuudio algajatele, let's go. Siis ma läksin Deluxe'i. Peale Deluxe'i ma leidsin Free Flow ja peale Free Flow'd siis hakkaski siuke rohkem kämpides käimine, õpetamine ja väljaspool nagu välismaal mingid workshopid ja eraldi kursused. Okei. Korraks, ma tean küll, et eelmine episood rääkiski meil väga palju Free Flow'st. Ma ikkagi natukene põrgataks seda teemat seal. Et kas sa mäletad, kuidas sa üldse Free Flow leidsid? Kas sa mäletad oma esimesi trenne? Kes su esimesed treenerid olid? Nii. Jaa. Mu esimene Free Flow trenn oli twerk. Seda õpetas Christopher. Ja ma läksin Free Flow'sse niimoodi, et ma arvan, see oli juuni või maikuu. Ei, ma arvan, see oli juuni, sest see oli nii-öelda viimane trenn, hooaja trenn. Ja see oli twerk. Ja ma läksin sinna, mulle täiega meeldis ja ma olin mingi okei, nagu siin stuudios ma hakkan käima siis uuest hooajast. Ja siis ma hakkasin twerkima. Ma hakkasin twerkis käima ja ma hakkasin käima jazz funkis ja siis ma hakkasin käima Contempsis Alice'i juures ja need olid mu esimesed siuksed stepid Free Flow stuudios siis. Nii et see kõik algas twerkist. She was shaking her ass. Yeah. Aga ma mõtlesin, et ma ei tahtnud sulle enne mõelda. Tegelikult mul on sinust ka üks mälestus Free Flow'st. Nii? Mina mäletan niimoodi, et kui mina siin nägin, oli esimene kord siis, kui me olime kuskil, ma arvan, et see oli Leedus.
võistlustel ja Mhm. teie olite jazzfungiga seal ja Mhm. siis ma siin nägin ja ma olin mingi, tundub väga cool neiu. Nii, siis tuli sügis ja siis sa tulid agitrenni. Sa käisid commercialis või kuskil Ahah. ja siis oli see kava. Because you're mine, see kava, ma ei tea, kas sa mäletad? Jaa, ma mäletan. Ja tead, miks sa mulle silma jäid seal? Kui me tulime klassist välja, siis sa läksid Agnese juurde ja ütlesid talle, palun paranda mind trennis. Kui sa näed, et ma teen midagi, palun paranda. Ja see oli see hetk, kus ma sain aru, et see neiu tahab teha asja. Siis ma nagu sain ka aru, et sa ei tule lihtsalt niimoodi, et fun, lähen koju, vaid sa läksid treeneri juurde eraldi, et öelda, ma tahan, et sa parandaksid mind. Wow. Ja siis ma olin mingi, okei, nagu I like this girl. Ja siis ma ei tea, kas meil oli mingi esinemine koos või midagi ja me ei suhelnud niimoodi üldse ja siis sa ütlesid mulle, et läheks kohvitama või midagi ja me käisime mingi täiesti, me ei olnud väga suhelnud, me lihtsalt täiesti lampi läksime, nagu ma ei teadnud sind, sa ei teadnud mind, me lihtsalt läksime kahekesti, me läksime sinna, ütle nüüd Kadriorus see, kus Noppis. Jaa, ma olime töötasin seal hoopis. mingi paar tundi ja siis me jälle ei suhelnud mingi, ma ei tea, mingi aasta, eks ju. Ja siis me järsku hakkasime jälle suhtlema ja see oli kõige randomim asi üldse, et saad aru, et sa lihtsalt põhimõtteliselt nagu inimesed, keda sa ei tea, lähete lambist kuskile sööma-jooma ja siis jälle mingi aasta aega ei suhtle ja siis järsku suhtlete nii, nagu mitte midagi poleks juhtunud. Nagu see tundus kõik nii nagu normaalne. Ja siis ma olin mingi, I like this girl. Ja see fakt, et ma tihtipeale ei näinud seda, kuna ma läksin peale trenne koju, kuna oli nii hilja kell, aga vahepeal, kui ma ööbisin linnas ja ma olin natuke kauem seal, siis sa alati olid stuudios, sa kas venitasid, sa harjutasid ja siis ma olin mingi, mulle meeldivad inimesed, kes on töökad, kes tahavad vaeva näha ja kuna sa täpselt andsid mulle seda vibe, et sa tahad kuskile jõuda, siis minu jaoks oli see automaatselt, et nagu ma samastun sinuga ja mulle meeldivad sellised inimesed. Wow. Vaat ma ei tea, kas ise mäletad niisuguseid asju, aga Selles ongi asi, et nagu wow, aitäh sulle, et sa rääkisid see, kuidas sa mäletad mind ja see, kuidas sa nägid mind, sest mul on nagu mingi blackout nagu selle, mul kindlasti on mingeid mälestusi, aga nii detailselt ma pole nii kaugele oma mälestustega jõudnud. Ma kindlasti mäletan seda, et ma olen kogu aeg stuudios olnud ja päris nagu kõige viimase, kui keegi juba ära pidi minema, siis okei, jaa, davai, let's go. Aga mingid siuksed detailid, et me käisime Noppis. ja me ei teadnud üksteist üldse. Mina mäletan neid conversation eid, kus me olime riietusruumis. Ja. Minu jaoks nagu riietusruum oli see koht, kus sa leidsid endale sõpru. True. Ja, sest mina mäletan, et rohkem sinu ja Krissuga me hakkasime suhtlema, vähemalt meie sõprus minu jaoks algas riietusruumis. True. No sellest tõsisem suhtlus hakkas ka minu arust Jaa. peale kõike seda. Aga tegelikult, ma ei tea, kui ma nüüd eksin, siis kohe ütle, aga kas esimene kord, kui sa hakkasid trenni andma, kas see oli Free Flows? Ja, Ja mina mäletan sinu kõige esimest kava, sa hakkasid hiilsi andma. ei, ma andsin girly hip-hopi. Oli esimesena või? Sest mina mäletan, et esimene stiil oli järsku nii, et Diana on teacher ja siis, sul olid hiilsid ja su lauluks oli I put my high heels on. Sul oli mingi, jaa, ma räägin. See ei olnud hiils, see oli girly hip-hop. Aga kas sul olid hiilsid jalas? Ei olnud. Olid. Sul olid sellised värvilised. Miks ma mäletan? Ma ei tea. Ma päris Ja ei tea. mina mäletan roosa. Miks ma mäletan? Ma ei tea. See, kuidas ma hakkasin õpetama, see oli see, et ma algul asendasin mingeid trenne, nagu algul ma olen aidanud mingid trennidega, no see oli twerk või siis, see oli twerkiga. Ma õpetasin twerki kunagi. I was teaching twerk. Ma arvan, et sa peaksid sinna tagasi vaatama, sest et minu arust, ma ei tea, ma ei ole väga twerkist enam kuulnud midagi, võibolla peaksid selle bring it back. Exactly. Yeah. Next Bring workshop. that booty back. Yes. We need some jewels. Ma mäletan, et vahepeal Christopher
tal oli mingi elu või mis iganes ja siis vahepeal tal oli mingi elu. tal oli mingi elu. Ja alguses oli see, et kas sa viitsid näiteks soojendust vaata teha ja või kas sa saad puhastada või aidata või ma mäletan, see algas nagu suht sellest twerki trennidest, kus ma pigem mul oli meeldiv, et ma saan nagu aidata võtta treenerit ja mulle nagu meeldis see ja siis ja ma hakkasin õpetama, see oli girly hip-hop ja ma mäletan seda esimest, sest minu meelest see esimene kava oli see Hit me baby one more time, aga nüüd mul tuli meelde tegelikult tegelikult see I put my high heels on ja see oli esimene kava, aga ma ei mäleta, et ma olin kontsades. Ma ma isegi kindlasti, leiaks video, ma arvan. ma ka, palun leiame video, Davai. sest see kava oli väga, Kuule, see oli pühendatud. sa lasid kellelgi filmida mingi profivideo, et reklaamida oma tundi ja ma mäletan, see oli veel seal Valges saalis. Jaa, ma mäletan. Me Jaa. leiame selle üles pärast äkki. yes Davai, please. vaatame. Ja siis see oli niimoodi, et vanasti ma arvan, me kutsusime, no see jazzfunk oli tossudes, aga siis kui Christopher ära läks, siis ma mäletan, Rene Köster andis jazzfunki ja see oli Hillsides ja me kutsusime seda Hills klassi nagu just, et inimesed käisid seal kontsades ja ma mäletan ka neid roosasid kontsasid, ma ostsin neid kuskil mingi kaltsukast ja see oli veel teema ka, kus olid need kõrged sokid, valged ja siis need kontsad. See oli nagu next level style. Ja, aga oma trenni ma hakkasin andma ja just olid tossud ja siis see hakkas minema stripiks. Me hakkasime andma stripi 3-kesi või 4-kesi. Mina, Alice, Anna, kas oli keegi veel või? Jaana oli. Ja siis oli eraldi Heels nagu tehtud. Ja. Mälestusi täis on atmosfäär. Oi ja enne kui ma lähen siit edasi, siis ma tegelikult ühe väikse niisuguse kiidusõna pean sulle ka ikkagi ütlema. Vaata siis, kui sa juba siin stuudios andsid girly hip-hopi ja Heelsi ja kui sa hakkasid enda jaoks avastama sellist nagu isoleeritud stiili rohkem, eks ju. Ja sa ikkagi õpetasid meile ka. Siis see aasta, kus sina avastasid selle ja hakkasid meile ka õpetama, ma tunnen, et see on üks aasta mu elust, kus ma arenesin tantsijana kõige rohkem. Päriselt ma nagu mõtlen tagasi, et nagu tõesti, see oli selline nagu veits nagu suurem hüpe ja ma arvan, et see oligi tänu sellele, et sa lihtsalt õpetasid nii uut stiili ja kuidagi, ma ei tea, kuidagi kõik toimis ja võib-olla ongi see, et ma tunnen, et see stiil on nagu niisugune, mis mulle meeldib ja nagu, mida ma suudaksin teha ja siis sa kuidagi panid selle kuidagi nii hästi toimima, et see on niisugune. Nii et kui keegi vaatab seda ja Diana on vahepeal Eestis ja ta on workshopid, ei tohi mitte kunagi seda maha magada, sest nagu isolation queen is here. Hey. Yeah. Thank you. Yeah. Ühesõnaga. Aitäh sulle, Marit. Wow. Palun. Next time if I'm having a breakdown and then I need some inspiration, motivation, I will be like, girl. No, ei tea, ma hakkan seda episoodi vaatama. I'm listening. Okei, nii. Jah, vot. Aga enne kui me läheme siis tantsija juurde, siis ma mõtlen, et võib-olla võiks küsida ka sellist asja, et kas sa mäletad mingeid esinemisi Free Flow'st või mingeid ägedavaid naljakavaid seikasi Free Flow'st? Okei, esinemisi. Ma mäletan, kui me käisime võistlustel Christopheriga, kui me käisime võistlustel Alice'iga. Ma mäletan hetke, kus see oli Alexela, ei, see oli Salme. See oli Salme, see oli contemporary kava, kus mul juhtus täiesti blackout, kui me lavale läksime ja muusika algas ja see oli esimene mu blackout elus. Ja kuidas ma nutsin, sest ma rikkusin terve kava. Ma mäletan neid hetki Leedus või Lätis, kus me käisime jazzfunkiga. Ülikool. Nagu, kui ma mõtlen selle peale, mis tegelikult, kui äge. Kui äge. Siis esinemistest mu esimesed esinemised olid Su nägu kõlab tuttavalt.
ka tänu Alice'ile. Ja siis naljakad story'd. No mõtle nüüd, kas sa tahad sellest rääkida või ei taha? Ei pea, aga võid. Või natuke soojeneme veel. Tuleme vaatame. tagasi selle küsimuse juurde. Võib-olla meenub sulle ka mõni muu piinlikum seiklus. Need on kindlasti 100% olemas. Ma arvan kõige naljakamad või piinlikumad või ebamugavad olukorrad, mis on olnud, on alati suuremas osas on juhtunud kostüümidega. Ma ei mäleta, et ma out of nowhere oleks mingi teise lava otsas või siis ma ei tea, ja ma mäletan, et see oli swingi esinemine ja ma mäletan, et kava just algas, see oli esimene 8 ja mingi 3. takti peal mul lihtsalt jalanõud lihtsalt jääb kuskile maha ja ta jääb täiesti nagu keskele põrandale. Täiesti keskele ja ma saan aru, et ma seisan, mul on üks sokk jalas ja üks toss. Ja siis ma vaatan, ma mäletan, ma olin Egertiga, me olime paaris ja siis ma vaatan Egerti peale ja ma olen lihtsalt mingi ja ma hakkasin niimoodi naerma, me peame tantsima, esinema ja ma mäletan, ma lihtsalt tantsin ja ma lihtsalt naeran ja ma mõtlesin, et ma lihtsalt tahaks praegu, et terve maailm jääks seisma, sest ma tahan niimoodi lihtsalt naerda. Aga pidi edasi tantsima. Kui sa mäletad, siis tegelikult see ei ole ainukene kord, kus on jalanõud meil lava peal ära kadunud. Kas sa mäletad või tead, millest ma räägin? Ja ma tean, millest sa räägid. Tahad valgustada meid? Igatahes. See ei olnud sinuga, aga... Exactly. That's what I wanted to say. See ei olnud nagu minuga. See on lihtsalt seotud sellega, et teal on alati nii crazy'd ideed. Oh my god, okei, räägime nüüd sellest, please. Et kui mina peaks mõtlema tagasi, on ju, väga huvitavad ideed. Enne koroonat ma tegin kava ja ma mäletan, et meil oli idee, et me oleme nagu Merineitsid, on ju. Me oleme Merineitsid. Nõus, kus see idee välja tuli, aga minu jaoks tol hetkel see idee oli nagu nii original ja nagu me oleme Merineitsid ja siis kava algab niimoodi, et me oleme kuskil põrandal, me teeme mingit asju ja siis järsku me võtame need sabad ära, on ju, ja siis meil on seal tossud all. Ja siis, kas... Neid oli lausa 2, kes... Ja, see oli Reelika ja Nelli, kes kaotasid oma tossud laval. See on isegi video peal, kus on see ilus efektne koht, kus me sujuvalt tuleme sabade seest välja ja järsku üks tantsib ühe tossuga. Ja teine tantsib lihtsalt sokis. Ja lihtsalt lava peal on üks saba 2 tossuga, üks saba 1 tossuga ja sa näed siis lava peal, kuidas ühel on üks valge sokk ja teisel on 2 valget sokki ja rohkem mitte midagi. See oli üks huvitav hetk. Aga mul on üks küsimus. Kas selle saba sees oli see... Mingi vaht. Me õmblesime sinna mingi selle vahu sisse. Exactly. Miks ma ei tea. Miks me nagu... Midagi oli ka nende pükstega, ma ei tea. See oli ka väga niuke, et kas need püksid tulevad nüüd koos sabaga alla või mitte. Midagi seal oli ka. Pükstega oli see teema. See oli Gretel. Kellegi läks katki. Gretel läks katki need. Jaa. See oli üks tohuvabu. I'm so sorry and I'm so grateful. Thank you guys for trusting me. I'm so sorry for I put you in this kind of situation. Minu arust see Merineitsi ajastu on üks kõige imelikemaid ajastud üldse, sellepärast seal juhtus nii palju ja see fakt, et tegelikult meil oli ju plaanis selle kavaga võistlema minna. Ja ma sain isegi koostööd. Ja sa tellisid ju mingi miljon seda Exactly. Mul on mingid siuksed nagu mega ideed ja ma sain koostööd Treadhouse'iga, et siis me saaks nagu mingeid asju kasutada ja siis ma olin mingi, me filmime ägeda video ja mingi bla 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 ja siis tuleb koroona peale ja ma olen mingi... Ja sinna see kava jäi, mitte kunagi pole seda enam näinud, mitte keegi. Mul on see kuskil YouTube'is olemas, ärge üritage otsida, sest see on private. Aga jaa, no selles mõttes vahepeal, kui ma näen seda,
Kava poolest, idee poolest nagu cool, aga mul vahepeal on olnud küsimused nagu, miks see Merineitsi teema oli. Mul on mingid küsimärgid ja küsimused endale. By the way, ma mäletan isegi, kuidas see kava nimetus, mis see pidi olema. If you lose something, you get something või nagu something. ma mäletan, et meil oli arutelu, et mis see nimi võiks olla. Jaa. Seda ma ei mäleta, mis seal lõpuks jäi. Aga see, minu meelest see idee, ma ei mäleta, seal oli mingi idee taga. Et kui sa nagu millestki ilma jääd, siis sa saad midagi. Ja. So deep. Vau, okei. No kui me siin juba tantsumaailmast veel räägime, siis tegelikult mina ütleks niimoodi, et noh, kui see koroona algas ja nii, siis kogu see vahemik enne seda, kui sa välismaale läksid, ikkagi sul oli väga suur tõus karjääris ja tegelikult sa tegid väga palju projekte. No minu silmis sa olid üks Eesti nagu neid tantsijad, kes ongi reaalselt, saab igast ägedaid võimalusi, nagu sa olid kogu aeg pildis ja nagu selline noh, et nagu ikkagi siis sellel hetkel olid sa nagu või noh, siiamaani tegelikult oled, ma ütleks, tipus, et kas sa mäletad mingeid ägedamaid või mida sa oskaks öelda, et mingid ägedamad projektid või saavutused, mida sa selle aja jooksul saavutasid Eestis just, ma mõtlen, et kas mingid ägedad koostööd artistidega või mis sulle eredamalt meenub? Nii. Eestis erksamad siuksed mälestused. Just see periood enne seda, kui sa Taani läksid, sellest ju Jaa. Kindlasti suuremad või rohkem meelde jäävad hetked või projektid olid, mis oli tehtud Tommy Cashiga muusikavideod, siis Dylan Lindemanniga, kes on Rammsteinist. Ukule, kui me tegime koreod. Ukule jah, see oli muusikavideo, aga pluss ka see, kus me tegime koreograafiat. Et ma olin üks koreograafidest. Elisaga Eesti Laulul. Ja ma arvan, siuksed projektid, mis on lavaga seotud, kindlasti Jasmin. Muusikavideod jah, aga ma rohkem võib-olla mulle meenuvad just need lava kogemused ja koreograafia kogemused. Aga see ongi väga oluline. Nii, ja tuleme nüüd siis siia Taani juurde. Nii, ühesõnaga, kes siis ei tea, siis Diana siin andis trenne, kuniks ta otsustas, et tema läheb Taani tantsukooli õppima siis nii-öelda. Ja ma mäletan siiamaani seda päeva, kui sa seda ütlesid. Ja osa minust oli nagu I'ma be the good friend, kes on nagu jaa, go, mine. Ja teine osa minust oli see, kes koju kõndides nuttis, sest ma jään sõbrannast ilma. Nagu mitte selles ma jään ilma, vaid lihtsalt nagu see, et nii hea bond on ja sa lähed kaugele ja ma tean tihtipeale nagu nüüd, kuna me räägime sõprusest täna ilmselgelt ja noh, armastusest, siis ikkagi see distants inimeste vahel paratamatult tekitab seda, et sa kaugened inimesest või nagu te ei puutu iga päev kokku ja siis ma ei nagu, kuidas see kõik toimib ja ühesõnaga, aga siiski ma lasin sellest lahti, sest ma teadsin, et sa tahad sinna minna ja ühesõnaga, kuidas sa üldse jõudsid selleni, et nüüd ma lähen Taani õppima? Tegelikult ma vist tean, kuidas sa selleni jõudsid, aga ma unustasin ära juba, et see on okei. It's tea. Oota, kust ma alustan täpselt? Okei, ütleme niimoodi. Ma tegelikult käisin paariks päevaks Taanis ja enne seda, kui ma täiesti kolisin sinna, siis ma tahtsin, siis ma mõtlesin, no kui ma niikuinii juba vaata seal olen, siis läheks tantsima. Võtaks mingeid trenne. Ja ma mäletan, et ma läksin just sellel perioodil, kus tantsustuudiod olid kinni, sest oli vaheaeg. Lucky me! Ja siis ma hakkasin tšekkama nagu seda veebilehte, mis see stuudio nagu üldse nagu pakub või nagu miks see kinni on, bla bla bla. Ja siis ma vaatasin, et neil on aastane programm
mis maksab hästi palju raha, aga pakub siukseid asju. Ja ma mäletan täpselt, et ma olin kodus ja ma mõtlesin, et aga nagu miks mitte? Nagu, aga mis siis, kui jaa? Ja siis ma mäletan, ma veel kõndisin Solarises ja ma üritasin mingid summad kokku panna. Ja ma olin mingi, this is impossible. Sest see programm maksis raha, siis ma mõtlesin kohe, et okei, kui ma sinna Taani kolin, siis ma pean arvestama sellega, et ma maksan korteri eest niimoodi, noh, et ma elan nagu mitu kuud juba niimoodi, et ma ei pea mõtlema raha peale. Pluss söögid, transport, mis iganes, nuudlid on ju. Ja siis see summa kokku oli siuke, et ma mõtlesin, see ei ole võimalik. Nagu how? Nagu ei. Ja kuidagi, ma ütlen ausalt, kui ma peaks uuesti seda läbi elama, ma ei tea, kas ma riskiks praegu, aga tol hetkel ma ei tea, kuidas, aga kuidagi kõik klappis jooksvalt ja mõnusalt ja no mitte mõnusalt, hard work still. Me töötasime Lidlis öösiti. Jaa, Diana oli nii determined, et kui Lidl avati, siis me käisime öösiti seal neid, mis see siis on, nagu riiuleid täitmas. Ja Olimegi kella 10 läksime, kell 6-7 hommikul lõpetasime ja ma mäletan, ma läksin kohvikusse tööle ekstra, siis mul olid õhtuti trennid. Pluss ma tegin GoFundingu veebilehe. mis on by the way väga hea. Väga, nagu see Variant. aitas mul väga palju, ausalt, kõik, kes toetasid mind. You're always in my heart. Eriti see üks. Okei. Ärme seda pane. sinna. Aga tegelikult lihtsalt ma olen näinud ka hiljem, et tantsijad teevad seda GoFundMe neid lehti ja tegelikult ma arvan, et seda ei peaks üldse häbenema. Just. Ja üldse, kes mõtlevad, et raha on takistus, tegelikult raha ei ole mitte kunagi takistus, kui sa seda päriselt tahad. Ja see on väga hea võimalus, kuidas nagu anda võimalus sellele, et viia oma unistused ellu. Kui sa tunned, et sa mitte kuidagimoodi ei saa, usu mind, on keegi, kes tunneb, et ta tahab sind aidata. Ja ma mäletan, et no ma sain päris korraliku abi sealt. Aga iga abi on nagu, iga abi, iga sent oli lihtsalt ja see on ka, me kirjutasime Kristeliga mingeid toetusprojekte, mida ma ei saanud, whatever. Aga miks ei tohi ka seda häbeneda, sest no tegelikult sa ju ikka teed tööd ja sa tahad ja sa panustad. No oleks imelik, kui ma niisama nagu istuks ja siis ootaks, millal nagu raha tuleb ja kui keegi aitab, on ju. Aga ma räägin, ma läksin kohvikusse tööle, ma töötasin kohvikus, ma tegin trenne, andsin trenne, siis olid kuskil mingid väiksed esinemised ja ma mäletan, mingid esinemised olid siuksed, mis no Eesti palgad on ju. Aga ikka nagu, no ma sain aru, et iga raha on raha ja see on see, mida ma tahan ja ma olen käinud ja teinud igasuguseid asju ja töid, et koguda. Ja vau, saingi. Lõpuks saidki kokku selle raha, siis oligi see, et sa läksid lõpuks sinna ja tegelikult ütleme ausalt, Taani on väga kallis koht, kus võtta sellist riski, et ma nüüd lähen elama sinna mingiks ajaks õppima, kus sul tegelikult on võimalus, et sa võib-olla ei saagi tööd, sest alati see oht on. Kui sa nüüd mõtled tagasi sellele ajale ja kõik see, kuidas sa sinna kolisid, ma mäletan, kuidas me su ära saatsime kõik. Oh my god. Ja ma mäletan. Siis sinna jõudsid. Mis mõtted sul olid, et nüüd sa tegid selle otsuse ära, nüüd sa oled siin, ega nüüd tagasiteed ei ole. Kool hakkab kohe põhimõtteliselt. Mul väga aitas see, et ma teadsin, mis ideega ma lähen sinna. Kui ma niisama koliks kuskile välismaale ja mul ei oleks plaani või mingid ideed, siis oleks teine asi.
aga ma teadsin, et okei, mul on, I have savings, I have a plan. Ma olen siin koolis ja see kool nägi sihuke välja, et esmaspäevast reedeni 9 hommikul kuni 3 sul on trennid. Ja põhimõtteliselt nii ongi, et mul mingi plaan nagu oli ja tööga mõttes ma teadsin, I am fine for a couple of months. Ja ma mäletan, et oktoober-november oli see koht, kus ma olin mingi okei, ma pean hakkama midagi otsima. Aga mul oli keeruline, sest nagu mul oli keeruline ennast ette kujutada kuskil kohvikus, sest ma teadsin, et ma olen trennides 9-st 3-ni ja need trennid on siuksed, et harjutage kodus ka, et siis homme tantsime. Ehk siis ja siis õhtul on ka veel eraldi mingid trennid, kus meie pedagoogid või treenerid või õpetajad on nagu eeldasid, et te võiksite veel õhtuti trenne võtta. Et see oli päris sihuke hästi intens, et sa lähed lihtsalt oma päris elust või mis su elus ümber nagu toimub, sa lähed täiesti sinna tantsuprogrammi sisse ja mentally, physically you are just there. Ja minu jaoks oli hästi raske ette kujutada, et ma olen kuskil kohvikus nüüd peale trenne. Ja ma mäletan, minu idee oli see, et see oleks perfect, kui ma oleks kuskil klubis tööl. Ja kuna Taanis ma väga palju nagu, ma ei mäleta, et ma nagu käiks päris väga nagu klubides, seal paar korda käisin väljas, aga mitte niimoodi nagu meil siin see Hollywood või mingi Prive või mis meil on üldse praegu lahti? T3. Jaa, või näiteks. Ja ma ütlen niimoodi, et God blessed me. I'm grateful. Kuidagi see universe või kuidagi kõik läks ilusti, et ma olin õiges kohas õigel ajal. Ja ma sain tuttavaks inimesega, kes üldse tegelikult ei pidanud aitama mind või ta ei pidanud ekstra minult küsima mingeid küsimusi, kust ma tulen, mis ma olen. Aga ma tutvusin ühe naisega, kes oli DJ ühes teises klubis ja ta natuke kirjutas mulle, ta oli mingi, kust sa tuled, blablabla. Ja ma ütlesin, et ma olen Eestist, ma teen siin tantsuprogrammi, on ju. Aga kuna ma teadsin, et on DJ, siis ma kirjutasin talle, et by the way, I'm a dancer if you need any dancers in the projects or if you know somebody who knows somebody who knows somebody. Pakkusin siukse variandi, et kui teil on vaja, siis ma olen olemas. Ja siis ma mäletan, ta ütles mulle, give me a moment. Ja 5 minuta pärast, reaalselt, sest see kõik juhtus nagu pum. Kas mulle helistas või mulle kirjutas minu praegune boss. Üks naine, kes tegeleb tantsijatega klubis, kus ma töötan praegu. Ja meie klubi on ainuke, kellel on tantsijad. Ja ma olin mingi vau, ehk siis again, õiges kohas, õigel ajal ja see DJ üldse ei pidanud mind aitama. Aga jaa, niimoodi see juhtus ja asi on see, et see DJ, ta ei ole isegi nii hästi, nagu ta ei suhtle väga minu bossiga näiteks. Et nad lihtsalt teavad, et nad eksisteerivad, aga nad ei ole ka mingi boom. Ehk siis ta lihtsalt kirjutas nii-öelda võõrasele inimesele, by the way, if you need a dancer, I know you're working with dancers and she's here. Aga vaata, see on tegelikult äge ja see on hea näide, et vahepeal you never know. Sa võid lihtsalt kirjutada, kui sa otsid kedagi, I'm here ja sellest võib areneda mingi haige asi. Eks ära mitte kunagi karda pakkuda ennast asjadesse, kus sa võib-olla eeldaksid, et nemad pakuvad ise, paku ise. You never know, kes on mingi, I like that. Nagu sa pakuvad ennast ise. Ma arvan, et näiteks koostöödega ka
korraks off topic, et tegelikult väga paljud sisuloojad teevad lõpuks seda, et nad ise kirjutavad, sest tihtipeale võib-olla see on palju parem approach kui see, et sa ootad, millal see nii-öelda sulle sülle langeb. Just, ja ma ütleks, et siiamaani tänase päevani ma olen selles samas klubis ja see toidab mind. Blessed. Peace, love. Yeah, peace, love, blessed, busy, grateful. Yeah. Mhm. Kui me nüüd, see kõik on see high, et äge töö, aga ma ikkagi arvan, et see kõik kindlasti hõlmas väga palju selliseid raskeid aegu, et kuna see on väga kurnav nii vaimselt kui füüsiliselt olla teises riigis, et teha 24/7 põhimõtteliselt tantsu. Kuidas oli raskete hetkedega, et millal need hetked tulid, mis oli kõige raskemad või mis oli kõige selle näiteks protsessi juures kõige raskem? Kas see oligi koduigatsus üldse see füüsiline trenn või mis see kõige raskem oli? Kui ma läksin sinna, ma teadsin, et see tuleb hea kogemus, et ma õpiks iseendaga aega veetma, sest ma olen mega sotsiaalne ja mulle meeldib inimestega aega veeta, aga ma teadsin, et ma võiks õppida iseendaga nagu aega veetma ja olla okei sellega, et ma ei pea kogu aeg olema inimeste ümber. Ja vahepeal oli siuke eda, et ma ei tea vaata väga kedagi ja ei ole väga variante. Raske oli kindlasti selle programmi osas oli see, et sa saad aru, et iga treener, iga õpetaja eeldab, et sa annad 100%, sest sa tulid siia õppima. Ja need on siuksed treenerid, keda me kõik vaatame kuskilt internetist ja ja sa ei saa endale nii-öelda lubada, et sa tuled trenni siukse tujuga nagu või ma ei viitsi või ma ei saa või mingi see valutab. Ja nagu see mentaalselt olla distsiplineeritud ja kuidagi motiveerida ennast ja need olid siuksed hetked, ma arvan. Kindlasti distsipliin, sest sa ärkad hommikul, sa sõidad, I m so sorry, Taani ei ole mingi Miami, see on sama ilm. Sa ikka lähed, on mingid projektid, õpetajatel on mingid plaanid, äkki filmime, äkki nagu see. Välismaalt nagu õpetajad, siis muidugi sa tahad silma jääda ja üks ja teine. Ja ma arvan, et need on siuksed raskemad ajad või samamoodi ka rasketest aegadest, kuna mulle täiega meeldis, et ma ei saa trenne valida. Selles mõttes ma saan, kui ma tean, et mulle ei meeldi see stiil, ma võin mitte tulla. Aga sa maksid selle eest. Nii et miks sa... Ja mulle tegelikult meeldis, et seal on siuksed stiilid, mida ma võib-olla ei valiks nagu iga päev, kuhu ma läheks õppima, aga kuna ma juba olen selles programmis, ma maksin terve programmi eest ja see stiil on seal sees, davai, õpime kõik koos, on ju. Ja on olnud siuksed treenereid või nagu siuksed stiile, kus ma olen mingi God, bless me. Ja siis ma arvan, iga tantsija saab aru, et vahepeal on siuke Up and down. Ja, up and down. See on normaalne. Kui sa oled trennis ja sa saad aru, et sa ei taha siin olla, lihtsalt ei taha, aga sa lihtsalt üritad ennast motiveerida ja sa teed kõik selleks, et okay, let me find some joy or some reason to give more than I have right now. Enne kui me lõpetame selle välismaa teema, siis kui siin praegu vaatab keegi, kes mõtleb ja plaanib, et mina tahaks minna nüüd välismaale tantsimist õppima, see ei pea olema Taani, siis mis sa neile ütleksid? Mingi soovitus, mingi nõuanne, mida üldse nad võiksid teada või lihtsalt midagi? Shall by the minute because my time is very pricey.
Yeah. You can see it, but so I can live in luxury. Oota. Ma tean. Diana. Ma tean, mida sa paned, ma tean seda, mida sa paned. Oh my god, yes. Oota, ma kerin. Please. Oota. Okay, pane kõvemaks. Oota. Oota. Kumb sa oled? Troy. Davai. I gotta go my own way. For the good old times. Oh yeah. Oh yeah. Nii. Ma tegelikult arvasin, sa paned What Else Pussy räppi. Davai. Ja siis on Fabulous ka tegelikult. Okei. Nii. Nõuanne. 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 Kui me räägime nagu, ma pigem ütleks üleüldiselt mingid nõuanned, et see ei ole ainult siis, kui sa lähed kuskile välismaale. Take a risk. Välismaaga on hea see, et sa lähed, aga võta see risk, tee selle ära. Ei pea olema hullult sotsiaalne, aga selles mõttes kontaktid vähemalt minu arust on hästi olulised ja olla sotsiaalne, rääkida, suhelda, sest see, kuidas sa lähed sinna keskkonda sisse, see nagu aitab väga palju. Take a risk, see on see, mis seda on lihtne öelda ja seda on mega raske teha. Mega raske, kui sa oled selles olukorras ja sa ei tea, mis nagu saab, sa ei tea, mis juhtub ja sul ei ole seda safetyness'i. No tegelikult su safetyness on alati su kodumaa. Et et kui lõppude lõpuks nagu kõik midagi nagu persse läheb, siis sa saad tagasi alati tulla. Aga ma ütleks niimoodi, et life gotcha. Nagu selles, ma usun, et at the end of the day, kui sa teed tööd, kui sa usud, kui sul on nagu kõik saab korda. Ja minu jaoks see riskide võtmine on väga suur step. Üleüldiselt ka ma arvan näiteks, mida ma soovitaks, on see, et julgeda failida. Ma arvan, et kõige suurem, ma ei taha öelda probleem, aga ütleme probleem on see, et inimesed, nad ei karda failida, nad kardavad nagu seda tunnetust, seda tunnet, et mis saab, kui ma failin. Ja ma arvan, et ma võiks õppida, kuidas olla okei selle nagu tunnega, sest isegi trennis, kui minul on ka nagu siukseid asju ja vahepeal siiamaani nagu juhtub. Aga see on protsess ja see on that's your journey, kas on trenn või see on teise riiki kolimine. Me peame olema okei sellega, et see on meie journey ja vahepeal see failimine, hirm failida
takistab sellest nagu 100% andmisest. If you know what I mean? You know what I mean? Ja, nii et ja ma soovitaks olla okei sellega, kui sa fail'id ja mitte fokusseerida sellele, et nüüd ma fail'isin, vaid nagu fokusseerime see, et sa tegelikult õppisid praegu. Preach. Ja. Mama preach. Väga nunnu. Ühesõnaga, siinkohal me korraks siis selle välismaaga lõpetame. Ja kuna meil on veebruar ja käes on armastuse kuus, sõbrapäev, valentinipäev, kuidas iganes sa seda nimetad, siis räägime sõprusest ja armastusest. Mis me räägime sellest? Mis me räägime sellest? Tegelikult mina ütleks niimoodi, et ma ei tea, võib-olla nõustud minuga, aga ikkagi ühed parimad sõbrad, ma arvan, su elus on inimesed, kes on tulnud tantsumaailmast. Kas mul on õigus? Jah, kindlasti. Et tants ühendab ja tants loob väga palju sõprussuhteid, mis kestavad. Sest me jagame mingit sama, no ma ei saa öelda huvi, vaid tegelikult meil on ikkagi nagu mingi sama eesmärk elus. Ja me tahame teha asja, mida me armastame. Ja ma arvan, et inimestega, üldse sõpradega, sul on iga inimesega oma teatud oma moodi connection. Ja ma arvan, et tantsijatega meil on lihtsalt rohkem millest rääkida ja me saame üksteisest rohkem aru, sest me rohkem saame oh my god, English, eesti keel, Keel ja ole. vene keel. We experience the same things. Kogeme samu asju. Ja, et me kogeme samu olukordi ja siis me saame nagu jagada. Ja siis ma arvan see, mis on meid rohkem tõmbab kokku. Aus. Ja. Aga kui sa nüüd mõtled oma sõpruste peale nii, siis mis sa ütleksid, mida sa hindad sõpruse juures kõige rohkem? Nagu, mis on sinu jaoks väga oluline punkt? Mina hindan neid asju, mida mina pakun ise. Kindlasti number 1 minu jaoks on see, et not judgmental. Sest ma olen pigem see, kes I accept ja ma võin soovitada. Muidugi ma tahan oma sõpradele ja oma lähedamastele kõige paremad ja parimad. Ja ma võin midagi soovitada, aga ma ei hakka kedagi convince'ima, et nüüd sa pead niimoodi tegema. Ei pea. Ja minu jaoks on see, et ma võin midagi näiteks soovitada sulle, sa teed ära, läheb persse. Läheb nii nagu läheb, on ju. Ja selle asemel, et öelda, ma ju ütlesin sulle. Ma ikka olen sinu pool ja me saame sellest olukorrast mõlemad nagu välja, et ma pigem nagu aitan ja ma ei hakka ütlema, et ma ju ütlesin või et ma ei hakka judge'ima ja samu asju ma ootan või ma hindan sõprusest. Sest ma tean 100% suuremad asjad, mida või on olemas olukordi, kus ma tean, et see ei ole hea plaan ja minu sõbrad ütlevad, et Diana, it's a trouble. Diana, stop. Ja siis, I know that, they know that, but they know I'm gonna still do that and I'm still doing that and then I'm oopsie and then my friends are like. See on praegu real life. Lihtsalt tulevad need hetked meelde. Ega lõppude lõpuks, kui sa lõpuks tegid neid asju, mida sa tegid, mida me oleme jah, siis lõpuks sa olid ikka nii. Ega see ei ole see, et nii, Diana, istume maha, võtame tõsiselt. Ei, me oleme nagu, siis on nii. Et nagu, ma arvan, et sõpruses on väga oluline, et muidugi on sõpru, kes pigem leiavad, et kui inimene teeb midagi valesti, siis on kohe vaja ta paika panna, kohe loeng teha, miks. Mina leian, et palju helgem ja endal on ka mõnusam, kui su sõprus näeb välja selline, et kui su sõber keerab pekki midagi, mida sa juba ütlesid, et ära tee seda, ta keerab seda pekki. Sul ei ole sellest loengust enam kasus. Sul pole mõtet seda teha. Palju lihtsam öelda. No siis on ja ma arvan, et see kuidagi, ma ei tea, mulle meeldib selline sõprus nagu näiteks rohkem, et ma ei tunne kogu aeg sellist pinget, et kui ma teen midagi valesti, siis ma saan kohe loengu. Minu jaoks on igal inimesel on still nagu oma mõttemaailm, oma
oma mindset ja kui ma valin endale kedagi sõpradeks, ma acceptin ja ma acceptin seda ja ma tahaks toetada seda ja there's so many reasons and feelings why people do this or that ja selle asemel, et olla mingi judge ida või öelda, et nagu mingi, et ära tee seda, sest nagu please do this ja mingi ja õpime koos nagu vigadest ja läbime seda või siis trust the process nagu võib-olla see nagu inimene peabki sellest nagu seda ära tegema ja võib-olla siin excuse me, where's the light? aga ja, et võib-olla inimene peabki läbima nendest olukordadest ja mitte üks kord, võib-olla nagu 10 korda on ju. võib-olla me peame Võib-olla astuma. 70 times. Yeah. Hmm. There is a time limit sometimes, but you know, 7. 2 years later. Really? Why? Läksime. Okay. ja juhtub, aga ja ma kindlasti on see non-judgmental pool on number 1. Minu jaoks on hästi oluline ja ma pakun seda ka 100%. Ja toetus on see, mis mina ka kindlasti pakun ja olla abivalmis. Vaat selle toetuse osas mulle lihtsalt nii meenub kohe Deep Gala, mis oli see aasta ja on üks video sinust, kus minu grupp siis tantsib ja sa olid kohtunik ja sa terve video, keegi filmis täpselt siinsel hetkel ja sa oled nagu ja nagu see oli nagu nii soe tunne seda vaadata, et nagu sa nagu elad kaasa meile, sa elad kaasa mulle, sa elad kaasa mu õpilastele, et nagu selline nagu support, isegi kui sa oled judge, nagu sa oled muidugi erapooletu, aga siiski see support nagu you can see and feel it ja see on väga oluline minu sõpruses. Ja. Ma tunnen, et me võiks olla, ma ei tea, kes need me on, aga üldse maailmas. Waiting for the glory. Oota, mis see oli? You were always there beside me, that I was alone, I wanted to go, but you were always there beside me. This feeling's like no other. I want you to know I never found someone that knows me like you do, the way you do. I never had someone that knew the way I do, the way like you. So long before I finally found what I've been looking for. Do 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 do. Whoa, oh my god. We peame mingi High School Musical special. Oh my god, yes please. Oh my god. Okay. Nii, maailmas. Nii, maailmas ja see toetuse kohta. Mis ma tahtsin öelda, et ma võiks rohkem toetada üksteist selles maailmas. Mina naudin seda, kui ma toetan kedagi ja ma tahaks, ma olen õnnelik, kui keegi, eriti minu ümbrusest, nagu saavutab midagi ja ma ei tunne, et see on see koht, kus ma peaks just nagu tagasi hoidma, vaid ma just tahaks nagu selle nagu maailmale ära karjuda ja siis näidata, et nagu look at her, look at him ja that's my thought. Yeah. Kui me läheme nüüd sellesse nagu sõbrapäeva ehk valentinipäeva sisse, siis selline hästi deep küsimus. Ma pean seda küsima inglise keeles, ma väga vabandan, sest minu arust eesti keeles see ei kõla väga hästi. Okay. Have you ever been in love? Okay, ask this again. This reaction wasn't cute. Okay, nii. Have you ever been in love? Ma arvan, et juba see, et sa selle ohke tegid, siis see näitab, et yes. See juba ütles. This year? This year? How many partners do you have? This year?
jah, aga oled siis? Oled vist. Can you ask more like specifically like Ütleme nii, like et sa oled olnud yeah. me enne nagu kontoris ka natuke rääkisime sellest ja sa mõtlesid sellele, et milline on kõige romantilisem nagu žest või tegevus või asi, mida sulle on tehtud? Kas ma olen kunagi olnud in love? Jah, 100%. Ma usun sellesse, et olla armunud erinevas vanuses tundub nagu see teistmoodi. Et ma tunnen, et igas vanuses või kuskil eluperioodis sa oled armunud teistmoodi või sa võib-olla hindad mingeid asju teistmoodi või siis sa armastad teistmoodi. Ja see tunnetus või tunne on nagu teine. Romantilisi hetki. Nii. Mul meenub üks olukord, kus 1000 aastat tagasi, okei, mitte 1000, no sihuke. Siis kui Free Flow oli veel Solarise vastas. Ma olin kodus ja siis mul hakkas mingi teema siis ühe mehega ja ma mäletan, et ta kirjutas, et kas sa oled kodus, et kas sa lähed varsti tööle. Ma ütlesin jaa ja tema oli tööl samal ajal ja see oli kevad ja õues sadas vihma. Ja ma mäletan, et ta tuli mulle järgi, et viia mind tööle. Ehk siis kesklinnast ta läks Lasnamäele, et viia mind kesklinna tööle, sest õues sadas vihma. Ja et see ei olnud see, et ma tellin sulle takso, vaid ta tuli ise nagu kohale, andis nagu selle aega. See on hästi sihuke hetk. Minu jaoks romantiline hetk tähendab rohkem see, et inimene mõtles su peale, kui sa ei ole eeldanud seda või sa nagu sa ei eelda seda või sa ei oota seda ja siis nagu inimene teeb midagi sinu jaoks, mida ta teeb, mis ta teab, et ta hoolib sinust või ta üllatab sind või ta tahab sulle nagu head. Et see on üks siis sama noormees tuli mulle teise riiki järgi autoga, sest ma olin tantsulaagris. Tantsulaager lõppes ja siis ta tuli mulle teise riiki autoga järgi, kui tal oli jalg tegelikult katki, tal oli mingi põrut nagu luumurd. Ta ei teadnud sellest, tal oli valus, aga ta enne seda, kui minna sinna EMO-sse, ta läks teise riiki mind tooma tagasi Eestisse autoga. Love. Ja nagu need on need žestid, mis ma praegu mõtlen ja ma olen mingi that's crazy. Jep. Aga et seda me naistena tahamegi. Okei, mitte päris seda, et sa tuled teise riiki katkisena järgi, aga see, et sa oled võib-olla endaga sellises olukorras, kus ma ei tea, kas sul on kiire või sul on midagi muud paanilist ja sa ikkagi valid selle teise inimese selles hetkes ja sa paned tema prioriteediks. Või näiteks viimane asi, või viimasel ajal on juhtunud, ma käisin reisil ja siis, kui ma jõudsin sinna teise riiki, siis see noormees mõtles mu peale natuke enne, kui ma üldse sinna maandusin ja siis ta ostis mulle seal mingeid riideid, aga minu jaoks see tundus ja siiamaani ma arvan, et see on nii armas ja see on nii nagu romantiline, sest ma ei eeldanud seda, et me oleme sellel etapil nagu, kus ta võib mulle mingid riided hakata ostma out of nowhere. Aga lihtsalt see, et ta mõtles mu peale enne, kui ma jõudsin ja siis selles mõttes oli juba seal ja siis nagu. Pisarad südamesse. Aga nii, ühesõnaga. Nii. Viimane teema siin sellel sõbrapäeva valentinipäeval ütleks on selline teema, et tegelikult mina isiklikult arvan, et kõige olulisem armastus siin maailmas on armastus iseenda vastu
ja ütleme nii ma arvan, et iga inimene peaks panema iseennast alati esikohale. Noh, ongi vahepeal on tore, kui keegi paneb ka sind endale esikohale, aga et ikkagi enamus kordades sa pead nagu pigem tõstma ennast kuidagi ülespoole, sest et nagu päeva lõpuks oled sina endal üksi olemas, et nagu no one else, there's only you. Kuidas sa tunned, kuidas sa enda eest hoolitsed, et nagu, et see self-love ja enesearmastus, et kuidas sina enda eest hoolt kannad, et see ei nagu oleks seal kohas, kus ta olema peab, vaimselt, füüsiliselt? Minu jaoks on alati nagu, kuidas ma hoolitsen endast, on nagu üks asi, aga minu jaoks see confidence nagu key on kindlasti seest. Kui ma mõtlen mingi olukordade peale, mul on hästi oluline, et ma saaks aru või mul oleks see mõte sees ja see oleks as a base, as a foundation, et ma ei pea mitte kellelegi midagi tõestama. Et ma ei pea impressima kedagi. Ja selleks, et see mõte oleks minuga nagu kaasas ja et ma tunneks ennast in zen, siis meditatsioon, aga oma meditatsiooni ma teen niimoodi, et ma kirjutan mingeid küsimusi, kui mul on näiteks mingi olukord ja ma tunnen, et see olukord tekitas minul mingeid reaktsioone, emotsioone või ma tunnen, et ma ei saa sellest olukorrast aru või nagu nii ja naa. Ja kui ma tahaks sellest päriselt nagu aru saada, nagu mis see teema on, mis mind häirib või tekitab selliseid emotsioone, siis ma lihtsalt hakkan kirjutama mingeid küsimusi ja ma hakkan nendele nagu vastama. Lihtsalt nii, nagu ma mõtlen. Ja vahepeal ma olen märganud, et kas ma üritan oma vastust nagu ilusti väljendada või nagu kirjutada ja siis ma olen mingi, oota, stopp. Ma räägin iseendaga praegu. Ma ei pea praegu seda ilusti kirjeldama või valima sõnu. Või mis see õige vastus võiks olla. Ja üks asi, see mind aitab väga palju iseendaga nagu rääkimine või oma mõtteid välja kirjutada. See iseendaga rääkimine, kiirelt ütlen vahele, väga oluline on see, kuidas sa räägid endaga. Ma väga tihti näen seda, et inimesed lähevad hästi sinna. Ma olen täna see, mul on täna halvasti see on tegelikult kahekõne sinu endaga. Kui sa juba endaga räägid niimoodi, siis nagu kuidas teised saavad sinuga paremini rääkida, kui sina juba endaga räägid nii. Ja kuna sa oled end of the day, sa oled alone, sa oled üksi, siis tegelikult inimene, kellega sa pead kõige paremini läbi saama, oled sina ise. Ja kui nagu sa ei saagi eeldada, et teised nagu saavad sinuga paremini läbi kui sina ise endaga. Ehk siis kahekõne endaga väga oluline. Jaa, nõus. Trennid, toitumine, basic stuff. Ja tants päriselt hiilib, nagu tervendab sõna. See on nagu nii crazy tegelikult, et me tegelikult teeme asja, mis mõne inimese jaoks on see, et ta tuleb kord nädalas trenni ja ta läheb niisuguse power'iga, trenn annab nii palju energiat, tegelikult me teeme seda iga päev ja me ei saagi aru, et see annab meile nii palju head emotsiooni, sest me oleme selles emotsioonis kogu aeg. Korda oma küsimust õigesti. Ei, ütle mulle, korda mulle küsimust, kuidas sa vormistasid selle? No kuidas sa hoolitsed iseendast? No ma arvan, et sa oled enamus ära öelnud. Oota, mul on üks mõte? Jaa, mu mõte, kuidas ma hoolitsen enda eest. Ma arvan, me kõik teame ka, et nagu maailmas on olemas mingi basic asjad ja tee trenni on ju, söö hästi ja värksärk ja. Aga ma arvan, et päriselt ka saada seda naudingut, tehtes trenni, toituda hästi. Sa pead saama selle huvi, et you have to be curious about what this training will give me, how do I feel about that.
või kui sa proovid toituda healthy way for a longer period, and then you can see some, some changes, and then you can give some reaction. You can see some changes ja siis sa nagu saad aru, miks need asjad on nagu head, et pigem ka see, et sa läksid hoolitseda endast. Just be curious about basic stuff. Näita huvi üles asjadele. Jah. Olen nõus. Jah. Lähme küsimuste juurde. Mul on siin mõni küsimus ja siis mul on välkküsimused. Ja Davai. välkküsimustes oled lihtsalt kiire ja ütled seda. Davai. Nii, kõigepealt on tavaküsimused. Nii, keegi küsib siis. Kuidas välismaal elamine on sulle kaasa aidanud? Kuhu soovitaksid Euroopas tantsijatel mingiks ajaks elama minna? Oh my god, mul on kalamälu. Mis see esimene part? Kuidas välismaal elamine on sulle kaasa aidanud? Kaasa aidanud. Kindlasti on see, et miks ma ka soovitan riskida, on see, et igas keskkonnas sa õpid midagi uut. Kas sa tahad või ei taha, aga sa ikka õpid. Vahet ei ole, kas sa oled samas riigis, aga sa lähed teise stuudiosse, see on samamoodi, sa lähed teise riiki ja sa saad uut keskkonda ja sa õpid midagi uut. Et kindlasti see nagu maailma avastamine ja erinevad olukorrad, mingid olukorrad, no Eestis sa räägid keelt, ma räägin keelt, on ju. Taanis näiteks, ma ei räägi, siiamaani ei räägi seda keelt, ei plaani ka. Aga ja mingid olukorrad, mis tegelikult nagu elus aidavad sind lõpuks ja sa lihtsalt oled olukorras ja sa pead lahendust praegu just leidma. That's it. Et see on, I find it super cool and super fun. Not super easy all the time, especially when you are in the situation. But at the end of the day, you're like, oh, that was cool experience. Ja kuhu riiki sa soovitaksid tantsijat? Kuhu riiki? Ma ütleks, et ma ei hakka kindlat riiki soovitama. No kindlasti okei, kui keegi tahab hästi suurt. Igas riigis on olemas oma tugev külg või nagu oma tugev tantsustiil või tantsukülg. Näiteks meil Taanis ei ole Vogue'i. Ma ei tea, on, aga nad treenivad kuskil ise. Või äkki lihtsalt nad haidivad minult seda informatsiooni. Aga ma ei ole kuskil läinud, davai, ma õpetan Vogue'i kuskil. Et tulge trenni. Ma usun, et Pariisis on seda Vogue'i päris palju. Nii et näiteks ma ei saa soovitada, mine kindlasti Pariisi või mine kindlasti nüüd Taani. Et ma arvan, see researchi tegemine, kus on seda, mida sa ise tahad õppida ja lihtsalt vaadata nagu neid riike ja olla curious. Need basic riigid, kuhu inimesed lähevad, on Prantsusmaa, Suurbritannia, Ameerika. Ma arvan, need on sellised põhiriigid, mis on tugevad tantsu poolest. On tõesti. Nii. Aga see on minu arvamus. Kõik, mis me praegu siin räägime, see on täiesti minu arvamus. Ja see ei pea olema true. That's truth for myself. I believe that. Nii, ja lähme välkküsimuste juurde. Neid on 5. Okay. Ma nüüd ühe küsimus muutsin ära, sest mul tuli vahepeal ülihea küsimus. Nii. See eesmärk on see, et sa vastad ruttu, kiiresti. Nii. I will do my best. Nii. Oled valmis? Unistuste artist, kellega koostööd teha? Võib-olla ka välismaalt. Oh my, FK Twix. Kes see? FK Twix. Who is that? Did I pronounce her right? FK Twix. FK Twix. Kes ta on? Või siis mingi Sevda-Liisa või FK Twix. Nagu I want to work with the artist, kes on nagu natuke siuke no you know what I mean? In a good way, you know, nagu siuke artsy. Ma muidugi hea meelega I will shake my twerk ass with some weekend guy, but Jaa, oh my god, jaa. no nagu selles mõttes ma ei ütleks ei, kui ta oleks mingi Diane või mingi no, aga ma tean, et ma väga tahaks teha rohkem artsi töid. Okay. Aga ma ei ütle ei, kui te tahate. Saab. Saab. Nii, üks päev elus, mida elaksid uuesti läbi?
Mind lihtsalt paneb pingele see, et sa Muidugi. ütlesid, et see on välkküsimus. Muidugi. Ja sa ütled mulle 1 päeva ja ma olen 27 aastat sellel planeedil elanud ja sa valid mul, Üks päev. sa palud mul 1 päeva valida või? Oota, see on liiga keeruline. Cause I see wifey and it's gonna buy me. Oi, ma pean valima, mida ma tahaks tunda. Mis oli jah selline päev, kus sa tundsid nii palju emotsioone, et sa hea meelega elaksid seda päeva uuesti läbi? See on just nagu see küsimus, kus ma tegelikult peaks valima, kas ma valin midagi oma karjääri kohta või ma Aga valime karjääri. või Davai, jah, valime karjääri, karjääri. okei. Hetkeseisuga, mida ma elaks veel 1 päeva. Esimene, mis mul praegu tuli, sest see on Jasmini mingi esinemine, live esinemine oli kuskil Pärnus vist. Oli Pärnus või? Kuskil oli. Ei, oota, mis? Grindil? Pitch Grindil. Pitch Grind, kus tal oli see suur esinemine. Ma ei tea, see tuli mulle esimese mõttega, sest see on see, mis mulle meeldib teha. See päev on siuke, et tantsijapäev, sul on proovid, sa reisid kuskile nagu kõik koos, vaata oma tiimiga, sul on proov, siis sa natuke puhkad, siis tehakse meiki, pannakse riidesse ja siis sa esined. Ja kuna see esinemine nagu mulle tähendab ka hästi palju siiamaani, siis jah, seda elaks üle uuesti. Kõige piinlikum kogemus laval? Laval? No see tossu asja, vaata. Aga kõige piinlikum nagu laval. Mul väga crazy siuksed laval ei olnud. Ühesõnaga, eelmine küsimus. Top 3 koreograafi, kelle trenni peaks iga tantsija võtma? Oleneb, mis stiili inimene Kas sa võid tantsib. öelda nagu sinu enda poole pealt, kes on sind kõige rohkem nagu võib-olla mõjutanud, et tunned, et võib-olla tema käest saakski nagu väga palju informatsiooni või noh, arendaks väga palju? Minu kogemuste põhjal, või treenerid, kes mind, 3 tükki. 3 tükki. Kui me räägime Heelsist, Janis Marshall. Kui me räägime, ma ei ole väga freestyler. Ma ei ole freestyler at all. I mean, I'm trying to be, I'm pretending vahepeal kuskil. Okay. Yeah. Aga Jordan Funk oma mõttemaailmaga ja see, kuidas ta oma treenides seda infot, mida ta jagab ja oma mindset'i, mida ta jagab tantsust, ma kindlasti sooviks. Sest ja ta ei anna lihtsalt materjali, vaid ta annab ka midagi hingele, mida iga tantsija, ma arvan, võiks või nagu, jah. Kolmas. Sa võid öelda, kas see näiteks siis Eestist keegi? Sa ei pea ütlema rohkem välismaa. Oota. Näiteks kui Eestis olev õpilane tunneb, et tema tahab tantsutrenni minna, kelle juurde sa soovitaksid minna? See ei pea olema kindel stiil, see võib olla lihtsalt. Mul vaja, mis on selle inimese eesmärk? Nagu, mis on see goal?
tantsima, lihtsalt ma üritan nagu tantsu võtta või ma üritan mitmekülgselt seda vaadata, kas me lihtsalt nagu aega veeta, midagi uut proovida või okei, nüüd ma tahaks päris nagu trenni teha ja nagu hullu panna. Ja kui me räägime, okei, ütleme, oota, mul oli keegi vist. Selle ooteaja me lülitame, me kattime, just saying. Okei, oota, ma ütlen välismaalt, kes mulle praegu. Jaa, okei, nii minu 3 top 3. Janis Marshall, Hills, Jordan Funk. Ma juba ütlesin ja, et tal on kindlasti jagada midagi hingele ja improvisatsioonile. Cisco Gomez. Need on minu top 3. Okei, siis ka olen isegi mina saanud katsetada. Gomez. Siis ka Gomez. Kas ei ole seesama, kes käis Eestis? Ei, Oh? on olemas Cisco Ruel, nagu see, kes Eestis käis, on Cisco, kes on LA-s. Oh my ja ta god, õpetab. piinlik, Aga või mingi embarrassing. Cisco, I'm so sorry about the pronunciation. Aga on olemas Ma Cisco, arvasin, see teine siis ka. Okei, Ei, nüüd siis- on veel, oh my god. see on Cisco Gomez, kes ta on Londonis ja ta annab jazz funki. Ja see, kuidas tema andis meile trenni ja see, kuidas ta nagu, ta teeb ka programme. Lihtsalt see on siuke, vähemalt minu jaoks on siuke treener, kes päriselt tundis nagu huvi, et for you to be the better version of yourself. Asi on see, et näiteks selliste inimestega nagu Janis Marshall, Cisco Gomez, sa pead aru saama, et they're sassy, nagu spicy, nagu nad ütlevad mingeid asju, milleks sa tegelikult peaks olema valmis. Aga see ei tähenda, sa pead aru saama, et nad ei räägi seda selleks, et sind maha teha, vaid selle jaoks, et work. Sest nad tahavad tulemust. Ja see on see, mis mina võib-olla ka, mida võib-olla, vaid ma hindan tantsuprotsessi käigus just siukest võib-olla natuke nagu meetodid. Et kogu aeg ei pea olema jei, tubli, vaid vahepeal. Jalaga tagumikku ja. Jaa, sest nagu let's start to use our own brain and like start work hard. Ja. Viimane küsimus. Kui sa saaksid kellegagi üheks päevaks kohad vahetada, siis kes see oleks? Kohad vahetada. Et sa saaksid üks päev elada kellegi teise elu. Kes Teise see elu. oleks? Jällegi, ma pean praegu, I'm so sorry, aga ma pean aru saama, mis oleks mu goal. See võib olla, sa tahad lihtsalt näha, mis elustiil tal on. See võib olla lihtsalt Nagu that's the thing, ma võin öelda, ma tahaks nagu selle Jennifer Lopez'i näiteks elu elada, aga ma mõtlen, no tegelikult mul on suht, noh, ma ei jookse selle järgi, et elada siukest buusi elu. Ja, et ma ei jookse nagu selle järgi. Nii et ma üritan praegu aru saada, mis on minu jaoks on praegu prioriteet praegu, et nagu mis elu ma võib-olla tahaks korraks elada kellegi teises kehas. Nii, üks nimi. Lihtsalt üks nimi. One name. See võib olla täiesti random. See ongi välkküsimus. Kõige esimene mõte, mis kohe... Ma arvan, et sul ikka tuli korraks mingi nimi pähe. No mul tuli korraks mul tuli nagu idee, et ma tahaks elada korra, kui me räägime karjäärist,
siis ma võib-olla prooviks elada ähm, naise koreograafi karjääri, nagu seda elu, ühe päeva elu, mis see nagu tähendab olla nagu artisti koreograaf. Kes näiteks? No näiteks Kiira Harpen. Okei. Et nagu mis tal see päev, kuidas tal nagu see välja näeb ja mis protsessis ta nagu elab, vaata, mis rütmis. Ja siis, kui ma ei räägi karjäärist, siis ma tahaks proovida elada, on olemas ka sihuke tantsija ja ta väga aitas meil education'is, ta oli ka pedagoog ja ta õpetas ka just meil nagu meditatsiooni ja hästi palju aitas nagu selle vaimse vibe'iga, on Ricky Jinks. Ja alati, kui ma vaatan ta videosid või ta story'sid, kuigi ta ei postita hästi palju, väga tihti, aga ta on hästi sihuke ja mul tuleb kohe sihuke nagu ja siis ma tahaks ja ma võib-olla vahetaks või tahaks tema mindset'iga, kus ta on juba praegu seal nii kaugel, ma hea meelega tahaks nagu seal korraks ühe päeva elada, kus ma ei mõtle mitte millelegi peale, kus ma oleks mingi no ego, just me and the moment Okei. ja. Väga nunnu. Siinkohal ongi meie küsimused otsas. Kas sul on midagi veel öelda siinkohal kellelegi? Nii, kas mul on veel midagi kellegagi öelda? Love yourself. Peace, love. Peace, love. Kindlasti oleme julgemad, et toetada ja hoolitseda ja öelda oma lähedamastele, kui palju me tegelikult hoolime ja armastame neid, et mitte nagu hoida seda taga. Take the risk, say it ja jah. Väga nunnu. Love, peace, Peace, love, love, peace, peace. appreciation. Ühesõnaga, aitäh, Diana, et sa jagasid meiega oma elu. Ma arvan, et te kõik võite öelda, et väga põnev oli kuulata. Aitäh, et kutsusite. Ja veel kord tänud Vitamin Well, Arvutitark ja podcast24.ee. Ja egas midagi, kui teil on mingeid mõtteid, külalisi, keda te tahate siin näha, siis andke meile teada, kirjutage meile. Me väga ootame teid tagasisidet. Väga oluline. Nii et aitäh ja kuuleme ja räägime juba järgmises episoodis. Bad bitch. Yeah. And it's a cut. Cat. 3, 2, 1. I'm a 3, 2, 1. I'm a icy. Cause I'm. Yeah. 3, 2, 1. Cause I'm icy, wifey. Haters wanna fight me. Blah, 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 boom, 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 boom. Seda võib võtta. Ja muidugi võib. Juba avasin, seda võib. Jaa.